Aga tere, mina olen Raul ja Sihtasutus Archimedes ja mina räägin siis täna natukene nooreõpetaja stipendiumist. Kõigepealt, mis asi see stipendium üldse on? Nooreõpetaja stipendium on Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eraettevõtjate koostöös välja antav stipendium, mille eesmärgiks on toetada siis noorte andekate Eesti ülikoolide Eesti gümnaasiumi lõpetajate õpinguid välisriikide tunnustatud ülikoolides. Seda annab siis välja Sihtasutus Archimedes ja meie stipendiaadid on tõepoolest läinud maailma kõige tunnustamatesse ülikoolidesse. Meie stipendiaadid on seni läinud Oxfordi, Harvardisse, MIT-sse, Sibeliuse akadeemiasse, väga mitmetesse tunnustatud ülikoolidesse. Riigiti, kuhu kohta on mindud. Väga paljud meie stipendiaadid on läinud Suurbritanniasse. Üldse oleme toetanud kogu stipendiumi eksisteerimise ajal üle 120 noore andeka inimese välisõpinguid, ja kes on siis läinud ka lisaks Suurbritannia veel ka USA-sse, Kanadasse, Prantsusmaale, Soome ja veel mitmete riikide tippülikoolidesse. Meil ei ole nooreõpetaja stipendiumi raames pandud mingisuguseid eraldi kriteeriumeid või eelisarendatud valdkondi. Et see on lõpptulemusena, see on noore inimese karjäär, see on teie karjäär, teie tulevik, teie huvid. Teie valite välja selle valdkonna, mida teie soovite õppida ja valite välja ülikooli, kuhu te soovite minna õppima. Ja senini on meie stipendiad läinud õppima väga erinevaid valdkondi. Kõige rohkem vahest on mindud õppima füüsikalisi loodusteadusi, aga väga palju on mindud õppima ka kunste, sotsiaal- ja käitumisteadusi, peateadusi ja mitmesuguseid muid valdkondi täpselt samamoodi. Kui me räägime nüüd olulistest asjadest ka seda, et nagu, mis kõikidel pakub kõige rohkem huvi, see, et kui suur see stipendium on ja kuidas see siis välja antakse. Stipendium makstakse välja ühekordse maksena enne teie esimese õppeaasta algust ja selle suuruseks on 4000 eurot. See on stardiraha selle jaoks, et te saaksite alustada oma õpinguid. Ja kindlasti on oluline tähele panna seda, et stipendium ei kata kõiki teie kulusid. Me teame seda, et välisriikide tippülikoolis õppimine on väga kallis ja teil peavad olema ka endal siis vajadusel täiendavad ressursid, et selle jaoks, et maksta õppemakse või katta siis need kulud, mis teil tekivad õpingute jooksul. Ja loomulikult siis ka see, et mis on siis konks selle stipendiumi saamisel. Me eeldame ikkagi seda, et kui te olete lõpetanud oma õpingud, siis tulete 1 aasta jooksul, tulete tagasi Eestisse, töötate Eesti ettevõttes, riigiasutuses, et panustate ühel või teisel viisil siis Eesti elu arendamisse. Loomulikult see 1 aasta me ei ole selles suhtes nagu täiesti kindel. Te võite loomulikult otsustada, et te soovite jääda sinna riiki veel näiteks edasi õppida, et sellisel juhul see on okei, aga need on kõik sellised asjad, millel lähenemis juhtumipõhiselt. Kuidas toimub siis taotlemine? Taotleda saavad siis kõik isikud, kes on siis eelkõige vastu võetud loomulikult siis kas tunnustatud Euroopa, Põhja-Ameerika ülikooli, kes asuvad siis õppima esimesel aastal bakalaureuseõppes, et me nooreõpetaja stipendiumist ei toetata magistriõpinguid. Ja loomulikult teil peavad olema siis sooritatud heal tasemel siis riigieksamid, siis eelkõige inglise keele riigieksam ja matemaatika riigieksam. Et siin on võimalik siis teha teatud erandeid, kui te olete õppinud siis rahvusvahelisel bakalaureuseõppes. Ja mis on oluline veel see, et te ei pea olema just lõpetanud keskkooli. Et te võite olla tegelikult õppinud ka Eesti ülikoolis bakalaureuseõppes, aga te ei tohi olla Eestis õppinud rohkem kui 1,5 aastat. Ja loomulikult viimase asjana siis see, et te peate omama siis kas Eesti kodakondsust või siis elama Eestis siis alalise elamisloa alusel. Tähtajad. Stipendiumi taotlemise tähtaeg on meil 1. juulil. Ja üldjuhul me avame siis stipendiumi nii-öelda võimaluse taotluste esitamiseks siis 1. juunil, ehk siis kuu aega varem. Ja stipendiaadid valib välja meil hindamiskomisjon või valib välja meil nõukogu, kuhu kuuluvad siis Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eraettevõtjate ning ülikoolide esindajad. Ja kokku antakse siis välja käesoleval aastal orienteeruvalt 20 stipendiumit. Ja taotluse esitamine toimub meil taotluskeskkonnas aadressil taotlused.archimedes.ee. Rohkem infot leiab siis meie koduleheküljelt haridus.archimedes.ee. Kindlasti tasub tutvuda siis stipendiumi juhendiga, seal on kirjas veel ka täiendavat infot. Ja loomulikult, kui teil on küsimusi, siis Sihtasutus Archimedes meie spetsialistid on alati hea meelega nõus teid aitama. Aga aitäh ja edukat kandideerimist teile!